Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see algab. Enne veel, kui suur suvi kätte jõuab, selgitame meie lähinädalatel välja Eesti kiirema jäätise. Meie kõige jätsi, lühidalt öeldes Balbino jätsiralli alustab. Me saame teie kokku igal laupäeval järgmised 2 kuud. Konkurentsis on 8 jäätist, mis tähendab, et igal jätsil on oma kodurada. Tähtis on meelde jätta 8 rada järgmised 2 kuud igal laupäeval otseülekanne kell 18.00. Turniirisüsteem on lihtne, kõik 8 jätsi osalevad igal etapil. Rada hakatakse läbima paari kaupa ja iga paari võitja läheb edasi järgmisesse ringi kuni finaalini ja võiduni välja. Kaotaja ei pea kohe pillima hakkama, uus võimalus juba uuel nädalal, seega mis halvasti, see hiljem uuesti. Oma seni nägematut jätsirallit alustame enam-vähem jätsiralli Monte Carlos ehk jätsiralli MM-sarja ühel keerulisemal rajal Ninjalandis. Start antakse loomulikult suur Ninjamäe tipust, millest ainuüksi allatulek nõrgemad jätsid sulama paneb. Edasi järgneb ohtlik ja salakaval Siska kurv. Kui sealt läbi tullakse, ootab ees kõige rajum osa, 2 surmasõlme, Pirks ja Lenn. Need on kohad, kus pidur on reaalselt kiiruse surm ja kes täisgaasiga peale minna ei julge, see finišit ei näe. Ütlete lihtne, no kohe näeme. Hot Wheels, kes rajad projekteerinud, igatahes nii ei arva. Ja siit nad tulevad, veel on kõik hästi. Ühele rekkale mahuvad ära nii Vanilla Ninja kui Ono Eskimo, jäätise maailma Marie Carell ehk 100% mango püreel sõitev smuutike ja ka jäätise maailma Kalvi Kalle ehk kõiki võita lubanud Raks. Ja oleme jõudnud esimese võistlustardini. Loos tahtis, et kohe esimesest sõidust läheb kodurajal peale Vanilla Ninja ja tema vastane on glamuurist pakatav Balbino Classic. Kõige kallim auto, puhas kuld, mis enne igat sõitu läikima lüüakse. Aga nagu spordivanasõna ütleb, vorm ei mängi, mees mängib, nii ka siin. Vanilla Ninja suudab kodurajal kroonika ajakirja kaanestaari Balbino alistada ja astuda järgmisesse ringi. Teine võistluspaar Ono Eskimo ja Smuutike, vastamisi vanakool ja tulevik. Ono Eskimo, kes muidu kodus kamina ees kassi silitab, käib võidu sõitmas oma lõpuks ja noortele lugusi rääkimas. Tema vastane Smuutike on hoopis teisest mastist, arvuti on tal Mac ja lemmiksõna äpp. Juba Smuutikese autodisain räägib, kellega tegu. Esimeses sõidus probleeme pole, Ono Eskimo jaoks saab saatuslikuks Brixi spin, mis tema lootused kõrgest kohast kustutas. Ja juba oleme uues paaris, kelleks on koorejäätis ja kõikide laste lemmik jätsi abi. Sarnaselt Ono Eskimole on koorejäätis selline vanakooli sussisahistaja. Võit pole talle enam sammu oluline, saaks ainult kodust välja. Aga nüüd on küll paha lugu lahti. Mõlemad nii koorejäätis kui jätsi abi lendavad lennaspinnis rajalt välja. Kas võitjat ei selgugi? Siiski, koorejäätis on publiku toel toore tahtejõuga rajal tagasi ja kihutab finiši poole. Koht järgmises ringis olemas. Järgmises paaris on vastamisi Raks ja Härmavili. Raks on teada-tuntud ärpleja. Nokamütsi kantakse tagurpidi, põlvikud on tittedele ja juurvili jänestele. Härmavili ongi üks köögivili. Tagasihoidlik, aga tegelikult väga kiire. Nii kiire, et seda masinat on raske lausa juhtida. Raks, kes lubas kõigile silmad kinni ära panna, lendab rajalt välja. Härmavili näitab oma metsikut kiirust. Auto keeratakse katuse peale ja nii ületatakse ka finišijoon. Üsna omapärane, aga tuleb tunnistada ka efektne. Oleme esimeses poolfinaalis. Teist korda rajal Ninja, kes alistas Classicu ja Smuuti, kes lõpetas täna Onu Eskimo piinad. Omavahel on need 2 sageli pidanud maha tuliseid duelle. Tänavu siis koos kohe esimeses poolfinaalis. Ja Vanilla Ninja lendab rajalt välja. Oma kodurajal ja selline pauk. Samal ajal Smuutike ületamas finišijoont tagurpidi. Vaatame kordusest veel Ninja avarii üle. Loodetavasti on sassis ainult soengud ja auto saab järgmiseks etapiks taas sõidukorda. Teine poolfinaal viib kokku vanakooli koorejäätise, kes on niigi juba ennast ületanud ja avaringis Raksi riiulisse pannud Härmavili. Koorejäätis on selgelt esimesest sõidust veel väsinud ja siin küsimust pole. Meie teine suur finalist vastu kõiki ootusi on Härmavili. Jätsiralli selle hooja esimese etapi esimene võitja on kohe selgumas. Mõlemad nii Härmavili kui Smuutike on täna juba palju üle elanud. Kes lõpetanud katuse peal, kes taguod sees.
võita tahavad mõlemad, aga võita saab ainult üks. Täiesti uskumatu lõpplahendus tuleb siin. Smutike proovis teha finaalis härmavilja ja katuse peal lõpetada, aga hoog sai otsa. Millimeetrid jäid finišit lahutama ja nii tuleb ja võtab esimese võidu vastu kõiki ootusi hoopis härmavili. Vaatame ka avanädala tabeli seisu. 4 katkestajat jäid punktidest üldse ilma ja on nulli peal. Vanilla Ninja sai 3. koha, kuna jõudis poolfinaalis kaugemale kui koorejäätis, kes katkestas juba esimeses surmasõlmes. Reeglid on karmid, aga õiglased. Punkte on aega koguda veel 7 etapil. Ja siin nad on avaetapi võitjad ja neid tervitama tulnud konkurendid. Üks tegelane on puudu, see Raks, kes poodiumi kõrval vaikselt piilub ja pillib. Aga pole hullu, ka temal on võimalik teha vigade parandus juba järgmisel nädalal. Aga avaetapi võitja on härmavili. Vastu kõiki ootusi on tema peale esimest etappi Jätsiralli MM-sarja liider. Üllatusvõitja seega ikkagi härmavili. Kohtume juba nädala pärast Ralli Eskimool. Oodata on näpistavat pakast, lumiseid kurve ning kes teab, äkki ka mõnda jääkaru.